armas eesti keele ja iseenese sõber. Oleme läbides materjali roos, on liilia, on nartsiss, on roos, on kannike, on nartsiss. Katnud selles mõttes tohutu lilleaia temaatika, et nartsissism on tulenenud antiikiludusest, meessoost nimega Narkissos. Me oleme rääkinud liiliatest ehk siis prostituutidest liilia märgiga õlal. Oleme kõnelnud kannikestest ehk siis ohvriks muserdatud empaatidest. Oleme rääkinud roosidest, kelle kõige nartsissistlikum esindaja elas sõjalendur Exupéry Väikese printsi raamatus pisikese planeedi peal. Ükskõik kuidas varjamatult nartsissistlik lilleke oli ära piinanud väikese printsi. Väike prints läks maohammustuse abil oma kehast vabanedes tagasi oma roosi juurde, sest kõigi roosiaedade kiuste see üks roos oli see ainus. Ja me oleme ringiga tagasi teema juures. Roos on nartsiss. Kahtlemata on võimalik siin arutleda, kas eesti keele ja kirjanduse õpetaja, kes muudkui komatab ja kokku lahkutab, kas tema oma materjale rahvaga jagades on nartsiss, altruist või mõni muu lill. Jätame selle pigem vahele ja võtame ülima tänuga ette viimase salvestuse materjaliks neletasase teksti. Rännakuminutid suhtedünaamikaga me parandame õigekirja vead ja sina saad oma teksti kirjutada iseenesele puhastuseks, lohutuseks, äratuseks, elumuutuse alguseks, eks ju. Nele tekst on nauditav, sellepärast ka, et punaseks tegemise põhjust on üsna meeldivalt vähe. Nii siis empaadile on parimaks õpetajaks nartsissist. Me jätame niiviisi sel lihtsal põhjusel, et igal autoril on õigus oma stiili kasutamiseks. Mina kirjutaksin, empaadi parim õpetaja on nartsissist, aga Nele tahtis öelda sedasi. Nii jäänudki. Järgmist lauset me ei alusta sidesõnaga sest, vaid lähme otse asja juurde ainult suure tähega. Nartsissist saab empaadi välja sellest lõputust maailma ärapäästmise rattast. Kena keik, siiski me sõidutame esimese jutumärgi alla. Eesti keeles algavad jutumärgid alt. Ja selle me saavutame, kui me paneme oma teksti tippides asja eestikeelseks. Nii siis, see on egomuster, kirjutame kokku. Egomuster, mustriliik. Soov kõiki päästa, enda eest sel moel põgenedes.
Kuna tegelen teistega, siis pole lihtsalt enda jaoks aega. Jess, ütleb autor Preili proua Tasane sulgudes. Nii see käib, seilasime, teame. Nõnda tormab empaat ka nartsissisti päästma ning osutub tollele mõnusaks ampsuks, sest ei ole hea. Lause algus, lause algab suure N-iga. Nartsissist ei vaja päästmist või kui isegi vajaks, siis päris kindlasti ta seda ei tunnista. Vastupidi, tema arvab, et tema on kõigi aitaja, kommionu, leivaisa ja et seda muljet kinnistada, valetab kompulsiivselt. Nii kaua valetab, kuni ise seda usub, paneb oma flying monkeys uskuma, suunab ohvrile gaslightingu, tekitab ajuudu, brain fog sellises astmes, et täiesti arukas inimene ei saa enam aru, kes see nüüd lolliks läks. Ei läinud keegi. Sina saad terveks, nartsissist jääb selliseks psühhopaadiks, nagu ta paraku on. Ta ei parane, ära loodagi. Ta on üldjuhul väga sügavate lapsepõlvehaavadega. Üks sõna on jah, pikk sõna küll, aga muidu on lapsepõlvel haavad. Tegelikult lapsepõlvehaavad, üks sõna, on seesugune haavade kategooria, mis tuuakse lapsepõlvest kaasa. Kõigil meil on. Saame hakkama, eriti kui me need endast välja kirjutame. Teraapia selline. Seetõttu ka ebareaalsete kaitsemehhanismidega ehk kohutava käitumisega vahel. Seal vahede vahel, aga see on erandlik, aga ongi ilma komata üliarmas, karismaatiline, jumali kuni ego jälle kaitsesse läheb ja ta ennast kohutaval moel väljendama hakkab. Maskid kukuvad varem või hiljem. Empaat vaatab seda meeletu kaastundega. Siin ei ole hüüumärki. See on jutustav lause. Punkt. Pole võimalik, et muidu nõnda äge inimene nii ennast, sulgude ja sõna vahel on tühik, sipsti ütleme punase pliiatsiga ennast ja teisi, jälle tühik, ei ole vaja mõttekriipsu ka, ennast tühik ja teisi, mõttekriipsu ei ole, tühik pärast sulgusid, hävitavalt käituva, mõtleb ta, mõistab. Oi, lause lõpupunkt, palun, jah, supsti. Mõistab, et nartsissistil on sügavad lapsepõlvetraumad, ongi ilusti kokku kirjutatud ja asub või astub. See on hea võte, kirjutades sõna keskel tähe sulgudesse, saame 2 ühes. Nii asub kui astub. Kõhklematult tulle neid parandama. Ütleme ja lahendama. Kas ta nüüd parandab nartsissisti või traumasid? Hea küll, jäägu mitmusse, parandab traumasid. Nartsissist aga jätkab oma kätte õpitud mustrist toimimist. Teda väga ei huvita mingi päästmine. Ausalt öeldes üks sõna ei huvita teda ka see empaat. Ei, inglise keeles ütleme sellise paadi kohta supply, varustaja. Raha, energia, armastus, aeg, kodusoojus, turvalisus, mugavus. Kõike saab. Üks sai otsa, katki läks. Viskame ära, võtame uue. Talle meeldib lihtsalt imetlus, tähelepanu ja tema isiku ümber sehkendamine.
Samuti jätkab ta ka oma kaitsepositsioonis kõige ja kõigi mahategemist. Ei alga lause žestiga kui, suure K-ga, kui sina oled all maas, siis mina olen üleval, nii ta mõtleb. Helgematel hetkedel kurvastab vist ise ka oma käitumise pärast ja tõstab empaadi hellalt üles, saadab kõigile vabanduskirju kuni to be continued. Päris kõrgele, see on see koma, kui ta on üliarmas, et mitte öelda jumalik, et siis järgmisel hetkel ta jälle sealt alla lüüa. Empaat ei suuda seda kõike uskuda, kuidas ikkagi nii tore inimene saab nii kohutav samaaegselt olla. Me tõstame sõna olla lauses ettepoole, saavutame eestikeelse lauserütmi, kuidas ikkagi nii tore inimene saab olla, sõidame selle olla siia. Saab olla nii kohutav samaaegselt. Olla lause lõpus on saksa keele rütm, meil on eesti keel. Ta ei kaota lootust teda aidata, nüüd on küsimus, kes on ta ja kes on ta. Me ütleme siis, ta ei kaota lootust nartsissisti, mis siis, et Linnar Priimägi seda sissi sõna ei armasta, me kasutame siiski, sest ta ja ta on liiga palju taatamist. Ta ei kaota lootust nartsissisti aidata. Seda saab muuta. No peab saama. Ava oma silmad, hakka lihtsalt heaks, mõtleb ta ise samal ajal Ameerika mägesid mööda nartsissisti tempos ja juhatusel kihutades. Ja siis käib pauk. Soovitan siia teha veel ühe taandrea, siis me eraldame selle pauguga lause. Ja saab väga hea. Ja siis käib pauk taandrida. Üldjuhul saabub viimane viir, mis lõpeb suure crashiga. Selle crashiga on meil nüüd 2 varianti. Kui sa tahad jätta selle ingliskeelseks, siis sa tipid ta kursiivis ja lisad siia ülakoma selleks, et ingliskeelsele sõnale istutada taha eestikeelne käändelõpp. Palju lihtsam on transkribeerida, me kasutame seda crashi nii palju, et me võime ta vabalt ära kodustada ja öeldagi crashiga niiviisi. Ja see on ühe šaaga. Crash, 2 šaad. Crashiga 1 šaa. See on nagu borši. Crash, crashi. Nii on. Crashiga empaadile, sest enne suurt pauku ta lihtsalt ei jäta oma lootmist ja päästmist. Pärast pauku saabub tervenemise aeg. Kui kaua see kestab, koma, sõltub sellest, koma, kui tugev on empaadil sünniga kaasa saadud vaim. Kaasa saadud 2 sõna. Lihtsalt kaasa saadud vaim, siis oleks kokku, aga Nele kirjutas meile laiendi sünniga. Järelikult jääb lahku. Sünniga kaasa saadud. Koma, kui ees on tingimuslik ajaline, kui selle ette koma käib. Igal juhul on ta täielikult iseend kaotanud. Ta ei tea, koma, kes ta on ja mida tahab. Vaevu mäletab ta oma varasemat enesekindlust.
Ta tunneb end nõrga ja ärevana ja kui ta ära ei lähe, ta reaalselt sureb ära. Run, Forest, run. Kedagi päästada sellises olekus päris kindlasti ei suuda päästa ennast. Sul ei ole mitte kedagi peale enese. Nii saabub aeg, mil empaat hakkab lõpuks tegelema iseendaga, enda päästmisega. Ta vaatleb, nüüd on seda kole palju endaga, enda päästmisega. Ta vaatleb, me kirjutame pikema vormi, siis see endimine endib ära. Ehk siis ta vaatleb ennast, tuhnib lapsepõlvest, tormab mööda terapeute. Ma võin soovitada pigem YouTube'is sulle taustaks rahustavalt, tervendavalt, veenvalt, professionaalselt ja adekvaatselt, pädevalt sumisevaid inimesi erinevates keeltes, päriselt. Las nad sumisevad taustamuusikaks, sina teed arvutis oma asju, nemad punuvad sulle uue pesa. Su enesekindlus saab seal toibuda. Ja siis ta veel loeb riiulitäie eneseabiraamatuid. Üks sõna eneseabiraamatud, raamatute liik. Muidu kuuluksid raamatud eneseabile. Eneseabiraamatuid aga miski ei aita. Miski ette asetame täienduseks sõna mitte. Mitte miski ei aita. Selgub, et aitab vaid kõigest, ilma komata vaid, aeg ja mitte midagi tegemine. See on meie kalli Fred Jüssi soovitus. Molutamine Põhjamaal, väga keeruline järgida. Külm hakkab, nälg tuleb ka. Raske on olla Põhjamaal budist, ma ütlen raske. Saame hakkama. See on empaadile väga uus olek. Harjumine sellega, et ta ei tee mitte midagi ja ei päästa, õpeta, juhenda, toeta, julgusta kedagi, võtab oma jagu aega. Kedagi ees ei ole tühikut, kedagi järel on koma, sest meil on pealause, harjumine sellega võtab oma jagu aega. Kombo siin vahel oli põimlause kiil ja tagumine koma on tähtis, tähtis, tähtis. Aga ei ole tore algus lausele. Lause algab sõnaga kuna, suure K-ga. Kuna tal on kohtumisest nartsissistiga niikuinii paanikahood ja ärevus ja supermadal enesehinnang, siis ega tal muud teha pole, kui lihtsalt kõigega leppida. Ja siis ühel päeval, kui on hulk vett merre voolanud ja mitu korda jõulusid ning jaane peetud, on empaat koju jõudnud puhtasse iseenda olemisse. Paneme iseenese, on parem. Puhtasse iseenese olemisse. Sellisesse koma, kus pole enam sundi ennast unustavalt maailma aidata. Ahaa, me jätkame sama lauset. Vastasel juhul oleks väga veider lause algus kussiga. Lause jätkub kussiga palju sujuvamalt. Maailma aidata koma jätkub kus väikese tähega, kus ta kunagi enam ei unusta iseennast. Ta on läbi selle kogemuse näinud ära kõik 256 tooni süsimustast lumivalgeni. Eelkõige selle tumedama osa, millest tal varem suurt aimu polnud, ta on saanud tervikuks. Saagu nii.
aga miks ta vaeseke peab just nartsissistiga selleks kohtuma? Me tõstame sõna selleks ettepoole. Miks ta vaeseke peab selleks just nartsissistiga kohtuma? Me saame tõsta niiviisi, paneme selleks mulli sisse, sõidutame noolega ta kuhu ise tahame. Ettepoole, sest mitte keegi teine ei suuda saata empaati samasse kohta. Mis koht see küll on? Tähega või? Mitte keegi, sest empaadid on lihtsalt nii head, nii lahked, nii abivalmid, nii kenad. Neile ei öelda isegi tavalisi asju väga otse, rääkimata sellest. Nüüd järsku läheme tema peale. Kui me kulgesime läbi terve selle lõigu, nemad mitmuses empaadid, siis on nüüd ka mitmuses. Rääkimata sellest, et nende mitmus ego lammutada suudetaks. Seda suudab vaid padunartsissist. Seilasi me teame. Empaadil on väga palju alla surutud viha sees ja nartsissist aitab selle välja ventileerida. Kallid kaasteelised ütlevad, et sitt lendab ventilaatorisse ühel hetkel, mis peale nartsissist ütleb sulle, vaata, milline sa oled. Sina oled nartsissist, sina oled psühhopaat, hüsteerik, jada, siltide jada. Ta provotseerib oma käitumisega reaktsiooni ja siis sa kukud. Aga õnneks nüüd sa tead, et nii see käib. Sa ei ole süüdi selles, mida tegi nartsissist. Amen for that. Mida nartsissist sellest kõigest saab? Seda ma ei tea. Sinu energia saab. Nelekene. Tegemist on huvitava piirialase käitumishäirega borderline, sageli kombos bipolaarsusega, mida nad ise ei taju, seega ei saa neid ka väga uurida, sest nad üldjuhul ei tee koostööd. Muidugi ei tee. Keerab käki ja näitab näpuga, sina oled süüdi. Ta pettis sind, sest sina oled süüdi. Ta raiskas ära su elu, jõu, ilu, nooruse, aja, raha. Sina oled selles süüdi. Ahaa. Ning muidugi ei ole. Ning võtame ära, alustame lauset sõnaga muidugi, suure tähega. Ei ole üks hea või teine halb, tangot tantsitakse ikka kahekesi. Ai, ta teeb su nii halvaks, et sa ise ka ei taha iseendaga enam koos olla, sest sa oled nii katki, et see ei ole sina. Sa saad enda tagasi mitu astet kõrgemana, ma usun. Ja ei ole lause algus, kui on, kui suure tähega, kui ühel hetkel suudetakse näha suurt pilti, miks see kõik juhtus, siis ilmub vähemalt empaadi südamesse suur tänu. Ta on sellest palju õppinud, ta tunneb iseend ja ei pea heaks enesetundeks enam otsima heakskiitu, mida ta varem sai. Vajalik olemise, üks sõna, vajalik olemise eest väljastpoolt. Küll aga mäletab ta igavesti. Veel tugevam volüümi nuppu peale. Igavesest ajast igavesti, millised on nartsissismile viitavad punased lipud, mis Ameerika mägedele viivad ja nagu empaadile omane, las algab ja nagu empaadile omane tahaks ta inimkonna päästmise mõttes kõiki selle eest hoiatada. Seda me teemegi siin ja praegu just. Võtke heaks. Seda kogu maailmaga jagada
ja me kirjutame sellest raamatu, veel ühe raamatu, aga ühtlasi me paneme lause lõppu punkti. Seda kogu maailmaga jagada, punkt. See on selline mustvalge kirjeldus empaadi nartsissisti perfektsest matchist. Matchiga juhtub nüüd jällegi see 2 varianti. Ta on kas kursiivis ülakomaga lisame käände lõpu või kodustame ta ära, transkribeerime eesti keeles. On see siis matchist ja ja ša matchist kodustatud match. Saagu nii. Elu on loomulikult oluliselt kirjum või hallim. Veel on oluline teada, et empaadi nartsissisti koostöö ei leia aset ainult paari suhtes, vaid ka näiteks õpilase ja õpetaja, ülemuse ja alluva, guru ja tema järgija, lapsevanema ja lapse, jõpete. Tubli, ei ole jah, lühendi lõpus meil üldsegi punkti. Mitte kunagi. Kui sügav saab olema protsess, kooma, sõltub sellest, kooma, kui suurt transformatsiooni empaat vajab. Mõni teeb korraga kogu töö. Lisame sõna ära. Done, finito, saveršeno. Mõni teeb korraga kogu töö ära. Teine kohtub regulaarselt. Pisi, aiku armas sõna. Loeme kokku. Pisi nartsissistikestega. Pupitu kuninnu. Sellised huvitavad mõtted tekkisid mul täna päikese all jalutades. Punkt. Ja muidugi taevaste kokkulepete tasandil on kõik fine. Fine võib siis olla kas kursiivis, kui tipid arvutis oma teksti, või siis kirjutad fine. Maailma kõige ilusam see fine välja niisugune on, aga seesugune praeguse ajastu eesti keel meil just täpselt on. Soovin sulle palju armastust ja soovin sulle lõpuks ometi pärast tervenemist niisuguse kaaslase leidmist, kes sind tõstab. Juhtugu see sinuga koolis, sündigu see sinuga töö juures, olgu nii igas kohas, kuhu tee sind viib. Las olla lõpuks ometi kõik meie suhtlemised ja kohtlemised. Palun meid tõstvad, väärtustavad, õnnelikuks tegevad. On aeg. Mul ka. Aitäh.